Tere taas, head vaatajad! Oleme siin TV7 stuudios ja minuga koos on täna kaks toredat naist. Mul on hea meel tervitada siin stuudios doktor Eenike Pillit. Tere! Ja loomulikult Külvi Maisov, minu hea kaaslane siin laua kõrval. Tere! Eenike Pilli, sa olid meiega ka Estri saates, aga ma tahaksin ikkagi soojenduseks küsida sinult nüüd ühe sellise kavala küsimuse. Kas sina pead ennast tubliks naiseks? Ma arvan, et Jumal on mulle andnud keskmisest rohkem energiat. Et ma jõuan natuke rohkem kui naised tavaliselt. Aga kas see on tublidus, seda ma ei tea. Ma arvan, et igaüks peab nii töötama, nagu talle on antud. Ja täiendades siis seda võingi ütelda, et sa oled tõesti väga vastutusrikka töö koha peal. Sa oled kõrgema usuteadusliku seminari rektor, ehk siis tõepoolest sinu päevad on kindlasti väga tõsised ja sa teedki tublit tööd. Nii et mul on hea meel, et sa oled taas meiega siin stuudios. Ja nii nagu ma juba natukene vihjasin, siis meie tänane naiskarakter ei olegi nagu lihast ja luust naine, vaid me tahame rääkida natuke abstraktsemalt üldse tublist naisest või vooruslikust naisest või sellisest naisideaalist, mida me leiame õpetussõnade raamatus. Kas ma tohin midagi öelda, mis võib-olla ei ole siin eetris veel enne öeldud, et meil on Külviga ühine vanaema, kellest ma kuulsin aastaid hiljem, ma ei ole teda kunagi näinud seal Valjala taga, et tema kodus olid alati olnud palvetunnid ja väga valged laudpõrandad. Nii et see seob meid ka Külviga täna, et me ühised juured saavad kuskil kaugel ajaloos kokku. Ja mina just mõtlesin, et küll on hea, et Elina minu käest ei küsi, et kas ma olen tubli naine. Ma saan lihtsalt vaadata, kuidas Eenike vastab. Aga Külvi, ma küsin su käest seda ka, kuidas sina suhestud selle tekstiga õpetussõnade 31, mis kirjeldab ühte tublit naist. Kuidas sul on olnud nagu, et kas sa tunned kuidagi, et see on hea ja õige või pigem nagu tahaks kuidagi ignoreerida seda? Minu mõtlemine on küllaltki ilusa revolutsiooni ära teinud. Ma mäletan noorest peast, kui ma lugesin, siis see mind hirmutas. Et ärgata vara ja hoolitseda kõige eest ja mõelda ja planeerida ja me loeme seda teksti. Täna, kui ma seda vaatan, siis kuigi ma ei tee seda kõike ja kõike, mida ma teen, ma ei tee kindlasti täiuslikult. Ma ikkagi arvan, et see, millest siin on jutt, on täiesti teine aste. Aga ma olen inspireeritud. Ja kuidas see juhtus on, et kui ma kuulan neid iseloomustusi, mis me siit ükshaaval nendest salmidest välja loeme, siis mulle kangastub selline pehme, tark, vastuvõtlik, kaastundlik, lapsi armastav, kodu armastav, mehele head tegev naine. Ja ma tahaksin selliseks muutuda. Et see on mu vastus, et see on kindlasti see suund, kuhu tahaks jõuda. No ma panen oma isikliku looga siia juurde. Minu jaoks on alati see tekst olnud ka liiga kõrge ideaal ja kuidagi tekitab natukene seda, et kas ma kõike tõesti suudan kunagi eales jõuda. Aga ka aja jooksul küpsedes, ma mäletan, mul oli 49. sünnipäeva hommik. Ma olin Pühajärve ääres. Hommikul vara võtsin piibli ja läksin järve äärde ja küsisin, et Jumal, mida sa mulle selleks aastaks tahaksid kuidagi anda sõna? Ja mul tuli väga selgelt õpetussõnad 31 ja ma mäletan, ma istusin seal hommikul vara, lugesin seda ja ma nägin seda hoopis teise pilguga. Ma nägin seda sellena, et Jumal, ma tegelikult saan selline olla sinu läbi, sinu kaudu ja see ei olegi midagi sellist, et mulle antakse nagu nimekiri, kus ma pean veel rohkem ja veel tublim olema, vaid et ma tegelikult olengi selline Kristus sinus, ma võin selline naine olla. Ja kuidagi see hästi vabastas mind, nii et mul on kuidagi täitsa isegi hea tunne nüüd seda teksti lugeda. Et võib-olla ma alustuseks lihtsalt loengi selle teksti ette, sest muidu me ei saa kuidagi moodi seda kommenteerida. Ja kes ei ole veel väga tuttav piibliga, siis õpetussõnad 31 alates salmist 10 on tubli naise ülistuseks 22 salmi. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei ole tal puudust. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega.
Ta on kaupmehe laevade sarnane, ta toob oma leiva kaugelt. Ta tõuseb, kui on alles öö ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Ta soovib põldu ja hangib selle oma käte viljast, ta istutab viinamäe. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head. Ei kustu öösel ta lamp. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided. Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane. Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maavanemate hulgas. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja ta mees ülistab teda. Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik. Võluvus on petlik ja ilu on tühine. Aga naine, kes issendat kardab, on kiiduväärt. Andke temale ta käte vilja ja tema teod ülistagu teda väravais. No esmapilgul tundub, et see on ikkagi nagu ülesannete nimekiri. Et see määratleb seda tublit naist nagu kedagi, kes on abielus, teeb mehe õnnelikuks, koob materjali, mida ta kasutab riiete jaoks, aiad, omab viinamarja istandus, ta kokkab, ta on tugev, tõesti tugev, ärkab väga vara või enam tõenäoliselt ta ei lähegi kunagi magama. Ta teeb head, eks ju, ta aitab vaeseid, tal on väga tuntud abikaasa, ta ei karda ei lund, riietab ennast oma perekonda väga hästi, siis ta töötab veel väljaspool kodu, et aidata lisaraha sisse tuua. On lahke ja tark, ei ole jõude, tema abikaasa ja lapsed on alati armastatud, õnnistatud ja kiidetud. Ta kardab issandat ja ilmselt kardab ka närvivapustust. See peaks tõesti nagu kõlama, et kes leiab voorusliku naise, andke mulle teada, sest ta on tõenäoliselt juba täielikust kurnatusest minestanud. Võiks nagu esmapilgul arvata ja ma pean ütlema, et ma siiski olen päris palju kohanud oma elus naisi, kes ütlevad, et nende jaoks on see väga raske tekst. Et seal nagu kõlab just nimelt see koht, aga nagu me ennist ütlesime, siis siin on tegelikult hoopis midagi muud, mida me usume. Miks see siin piiblis on ja mida Jumal tahab meile sellega ütelda, et murrame täna äkki mõned müüdid selle tekstiga seoses. Võib-olla üks põhjus, miks see siin piiblis on, kui me vaatame ka konteksti, siis see lõpetab õpetussõnade raamatu. Ja õpetussõnade raamatus jooksevad ikka ja jälle läbi kaks naise kujundit. Jumalakartlik naine, isegi nagu kehastunud tarkus, mida heebrea keeles naissooga kaudu väljendatakse. Ja seal on isegi veel üks vihje, et see oli kuidagi Jumala juures maailma loomisest saadik. Ja siis see selline võõrama naine, kelle eest isegi natuke enne seda täna loetud teksti, see sama Massa kuninga ema teda hoiatab, et ära mine võõra naisega kaasa. Et need on nagu kaks maailmavaate kontrasti, mida nad esindavad. Ja võib-olla selles mõttes on tegemist ikkagi mitte kellegi konkreetse inimese kirjeldusega, vaid sümbolooga. Aga kui me korra mõtleme nagu, et kui tänapäeva Eesti ühiskonnas kirjeldataks naist, kes on kõige, kas oleks sarnane loetelu või oleks see teistsugune? Ja ma arvan, et meie ilmalikus ühiskonnas loetelu ei tuleks väga sarnane. Ja. Seal oleks hästi palju sellist välist, võib-olla isegi sellist seksuaalset atraktiivsust, raha. Eneseteostust. Ja mingid asjad muidugi me võime öelda, et on sarnased, et ei saa öelda, et need on kaks eri maailma. Aga võib-olla see tekst on omamoodi kokkuvõtte õpetussõnade raamatule, kus isa pojale ju väga palju räägib, eks ole, ja siin räägib ema pojale. Ja sellisena on palju suurema tähendusega kui see, et kas keegi on selline, nagu siin kirjeldatud. See on huvitav, et te ütlete, et see kuidagi nagu tekitab ka alaväärsust, et minu jaoks on see alati olnud julgustav tekst.
sest mul on vahel tunne, et kirikus on naine nagu pool meest, et et ega ta õieti midagi ei suuda ega oska ja närvisüsteem on tal ka nõrk ja üleüldsegi rumalam on ta ka igal juhul ja see tekst nagu annab selle tunde, et võid olla täitsa okei. Et sa ei ole poolik mees, eks ole, vaid sa oled kuidagi iseenesest teovõimeline ja töövõimeline. Ja mis mulle siin tekstis nagu võib-olla kõige rohkem meeldib, on ikkagi see, ta mehe süda loodab tema peale. Et see selline, mida me ka tänapäeva maailmas, ma arvan, et ka kõige paremates ilmalikes suhetes me näeme sellist lähedust ja usaldust ja armastust, aga ammugi siis hästi toimivates kristlikes abieludes. Et see selline, et see ei ole võistlus, mis on minu meelest üldse kõige nõmedam viis abielu vaadata. See ei ole, kes on boss küsimus, vaid see on see, et me loodame üksteise peale, me usaldame üksteist, me toimime koos ja mõlemal on oma vastutusvaldkonnad. Siin istub mees väravas, mis tähendab, et tal oli ühiskondlik roll ja naine toimetab siis millega iganes. Aga muidugi, ega see päris selline loetelu, siin on tõesti küsimus, et kas ta öösel magama jõuabki ja kas keegi jõuab nii paljusid valdkondi nagu rivis hoida. Aga ta annab meile mingisuguse ideaali, mis on vastand sellisele ilmalikule ja võib-olla isegi, ma võiks öelda, pahelisele naise kujule, mis läbib terved õpetussõnade raamatut. Et nagu mujalgi piiblis tõenäoliselt, eks ju, on see tee, mis on elutee ja siis on tee, mis viib hukatusse ja läbi selle õpetussõnade ta tõesti ütleb, et kui sa järgned sellele võõrale naisele, kes teeb ennast ilusaks, hüüab iga tänava nurga peal, tahab su tähelepanu saada, tea, et hukatus on selle tee taga ja sealt see enam välja niimoodi ei tule. Aga et kui me tahame elus olla kui rahvas, võtame siis tõesti ka Eesti rahvas või juudi rahvas, ükskõik milline rahvas, siis pärandi osa on see, et naised hoiavad silmi nende asjade peal. Ja võib-olla sinu jutule ka nagu täienduseks, et kas, kui nüüd panna mees sellesse rolli, ta oleks võimeline oma talentide najal kõike seda teha. Mulle näib, et naisele on antud see nägemine laste hingeellu ja seda, kuidas see majapidamine täpselt käib, kui palju on mul vaja toiduaineid osta selleks, et järgmine nädal retseptid õigesti paika panna või et need kahekordsed riided, et talv tuleb tervele perele. Et kui üks mees hakkaks seda tegema, siis äkki temal jääb midagi tegemata. Et ma tegelikult tahaks öelda, et naistel on oma roll, mis loomu poolest väga hästi istub meile. Mulle paistab, mulle istub. Ma sellest teksti tähendusest veel lihtsalt võib-olla ütlen ka, et juutide jaoks ikkagi on see meeldetuletus naise väärtusest ja naise austamisest. Et nii nagu igal sabatil, neil on väga erilised need sabati traditsioonid juutidel, kus mees loeb oma naisele just nimelt siit tekstis seda, öeldakse, Eshet Hail on see vooruslik naine. Just neil põhjustel ta laulab või loeb oma naisele seda, et sa oled nii tubli, ma ülistan sind kõige eest, mida sa teed ja kes sa oled, et tegelikult tal on ka see ilusam tähendusvarjund väga paljude jaoks või vähemalt siis juutide jaoks. Et võiks selle ka meie kultuuri tuua siia, kristlikusse kultuuri. Jah, ja mina, kes ma kuidagi nagu vahel püüan mehi ka kuulata, ma arvan, et me vajame hästi toimivates suhetes seda, et mõlemad ütlevad mõlemale tunnustust, tänu, märkamist. Me vajame seda mõlemat pidi väga palju rohkem, kui meil seda ilmselt on. Ja see on midagi sellist, mis paneb ka õitsema, mis paneb ka nagu annab julguse ja annab jõuga asju teha. Mulle meeldib väga see, kuidas ta ütleb, et tema teod kiidavad teda ja ta paneb, see on mitmes kohas, ta paneb oma kätte vilja tähele ja tal on sellest hea meel. Et vahel, kui mulle tundub, et naisterahva töö on ka peidetud, kas ei ole? Me teeme mingisuguseid asju, kus isegi su oma abikaasa ei pruugi isegi teada, et see on ka üks töörada, mida sa hoiad üleval. Aga kui sa näed seda head vilja, siis see toob rõõmu ja tänuga nagu sa lihtsalt näed seda kätetöö vilja. Aga kas me peaksime seda teksti natuke lahti seletama, vähemalt mingeid kohti, mis tundub, et võivad tekitada neid küsimusi? Ma võib-olla enne kõike muud ütleks veel, et siin on üks väga huvitav vormiline asi, et 12 salmi algustähed moodustavad heebra tähestikku, mis tähendab, et see oli midagi, mida õpiti pähe. See oli mnemotehniline võte, ütleks me tänapäeval. Et see ei olnud lihtsalt nagu, et ma nüüd mängin siin tähtedega, vaid et see oli oluline tekst. Ja sellega oli vaeva nähtud ka vormiliselt. Meie seda ju eesti keeles lugedes kätte ei saa.
ja teine asi, mida ma kohe ütleks siin, et kui sa, Elina, Diana, enne ütlesid, et peab kindlasti abielus olema ja siit tuleb välja, et see on ka elukestev abielu, et selles mõttes siin on ka tegemist teise väärtussüsteemiga kui meie tänapäevane ilmalik ühiskond. Siis tegelikult väga paljud need asjad siin on sellised, mis ei eelda abielu. Et selles ühiskonnas üksikuid naisi peaaegu ei olnud, kui siis nad olid lesed või veel ei olnud abielund, aga meie tänapäevases maailmas on neid palju ja kirikus on neid vahel eriti palju, sellepärast et meie proportsioonid ei ole mitte pooleks. Siis tegelikult siit on õppida ka nendel naistel, kelle puhul ta mees ei ütle, et sa oled tubli, aga ta saab teha väga palju oma eluga ära. Just. Aga kuidas üks kaasaja naine siis nüüd peaks lugema seda teksti? Mulle meeldib metatasand, ma korra veel võtan metatasandi, et see on huvitav, et see tekst lõpeb sellega, et mees ütleb, et võlumus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes issandat kardab, on kiiduväärt. Et see nagu selles tekstis endas ei öelda, et ta palvetab ja ta paastub ja ta käib seal sünagoogi naiste alal, eks ole, kuskil kohal ja mis me tänapäeval nagu jumala kartuse juurde mõtleksime terve hulga usulisi praktikaid. Vaid see kokkuvõte jumala kartusest tuleb pärast neid väga praktilisi asju. Võib-olla see ütleb midagi sellest, kui sa küll ütlesid, et naise tööd tihtipeale ei märgata, et see jumala kartus tuleb välja ka argipäevas. Ja kui ta teeb seda jumalakartliku südamega, siin on ju hästi palju ka sellist mitu viidet sellele halastusele, lahkusele, kuulamisoskusele, ma võiks öelda isegi hingehoidlikule praktikale, eks ole, võib siit välja tuua, mis võib-olla seostub natukene rohkem jumala kartusega, aga enamik nendest asjadest on see selge, pragmaatiline ja ma ütleks, et väga julge peale hakkav, tänapäeval öeldakse ettevõtlik naine. Ja see näitab, et ettevõtlikkus ei ole tegelikult jumala kartusega kuidagi vastand. See ei ole mingisugune, et sa oled kogu aeg nagu kartlik, vaid jumala kartus on see, et sa teed oma igapäevase elu asju niiviisi, et sa arvestad jumala olemasoluga. Ja ma arvan, et see on selle teksti nagu selline tervik, sõnum väga tugevalt, mida me ei tohiks ära unustada, et see lõpp annab tähenduse kogu eelnevale osale. Ma isegi arvaksin, et sellest jumala kartusest võib-olla ta motiveeritud ongi. Et muidu me ei kutsuks teda vooruslikuks naiseks. Tõenäoliselt, vähemalt nii on, kuidas mina loen, need teod on juurdunud sellesse jumala tundlikkusse ja jumala kartusesse. Ma tean, et see on üks asi, mis on jumala silmis oluline. Armastada oma ligimest, armastada oma meest, lapsi ja nii edasi. Aga täpsustame selle, et inglise keeles on siis tegemist voorusliku naise nimetusega. Eesti keeles me ütleme tubli naine. Et võib-olla me peaksime natuke defineerima seda, neid sõna tähendusväljasi ka. Kuidas me mõistame seda tubli või vooruslikku naist? Ma arvan, et mõlemal on natuke ka siukest nagu kahtlast varjundit juures, eks ole, et vooruslik ei ole iseenesest halb sõna, aga rahva keeles on tal nagu oma vari juures. Võiks öelda, et selle naise kirjeldamiseks ei piisa ühest omadussõnast. Me võime öelda tubli, me võime öelda vooruslik, võib öelda ka võimekas, õilis või vapper ja võib isegi õpetussõnade raamatu põhjal öelda, et tegemist on targa naisega. Et ega siin võib-olla, et me ütleme, et lapsel on mitu nime, et tubli naisel on ka mitu omadussõna. Jah, õnneks ta lõpuks ütleb, et jumala kartlik naine, nii et võib-olla see on siis see tõesti, kus ta kokku nagu ise nimetab teda, et jumala kartlik. Aga kui mina vooruslikust sõna kasutan, siis ma olin isegi üllatunud, et siin ma kuulsin, on väike tagataust või maitse sellel sõnal. Aga kui me voorusi nagu niimoodi õpime, et siis on julgus, tugevus, tarkus, enesedistsipliin, eks ole, et neid peetakse nagu traditsiooniliselt voorusteks, et sealt siis nendest asjadest see karakter nagu kasvaks välja. Et see ei ole eneseteostus, et ma tahan, et mu lapsed oleksid kõige paremini riides ja kõige paremas koolis ja et mul oleks alati kõige vägevamad ilusad põrandakatted või, et see ei ole isekusest, vaid et see tuleb jumala kartusest, et ta silmis see on oluline. Ja võib-olla see nüanss ka, mida mina olen vaadanud, et elus on nii, et kui sul on põhiasjad paigas, siis sa jõuad väga palju. Et sa nagu ei vaeva ennast mingite küsimustega. Sul on jumalaga rahu
su abielu toimib, lastega suhe on hea ja siis sa jõuadki kõiki asju teha, sellepärast et sul ei lähe kogu aur selle peale, et oi, mis nüüd saab, oi, meil oli täna see draama ja see riid ja noh, jumala eest tunnen ka, et ei julge silmi üles lüüa, sellepärast et ma olen jälle midagi valesti teinud. Et võib-olla see jumala kartus, noh, mis tähendab jumala minu jaoks, jumalaga arvestavat elu, annab tegelikult väga suure poweri. Teha kõiki neid asju, mis siin on üles loetud, et ühelt poolt sellest algab kõik ja teiselt poolt ma arvan, et see on ka mingis mõttes eeldus selleks, et kui elus ei eksita jumala seadmiste vastu, siis jääb kogu see jõud üle ju selleks, et ettevõtlust arendada ja laste eest hoolitseda ja teistele nõu anda ja milleks kõigest siin juttu on. Aga kui nüüd täna meie vaatajate seas on keegi, kes ütleb, aga mul on kõik valesti. Mu perekonna taust on valesti, mu abielu läks või ei ole kerge üldse ja mu lapsed ei käitu niimoodi, nagu vaja on, et mida me ütleme? No siis me peame julgustama Uue Testamendi poole vaatama, et Uus Testament ütleb, et Jumal tuleb meil appi kõigis meie kitsikustes. Ja see on ka, see ei ole piibli viimane tekst, see on õpetussõnade viimane tekst ja piibli tekstides on lootust, et Jumal tuleb appi ja eriti näeb neid, kes on nõrgad ja hädas. Nii et ei ole lootusetu lugu, aga see ideaal, mille poole püüelda, peab ikka olemas olema. Jah. Täitsa nõus. Võib-olla huvitav ongi see, et ükskõik kus astmes sa oled, vähemalt enda elu peale tagasi vaadates, sul on alati see järgmine aste, mida ma mõtlen, ma ei ole veel selleni jõudnud. Et võib-olla see on ka nagu selline heas mõttes trepp, et Jumala vaim ütleb sulle, täna tegele sellega, siis sa selle kuidagi saavutad ja treenid oma musklisse nii-öelda ja järgmine aste on juba seal. Et tegelikult see ood sellele naisele on nagu see täiuspilt ja me oleme kõik kuskil ju liikumas selle poole. Loodetavasti. Nojah, ma nüüd kuulates ka teid jäin mõtlema, et tegelikult siin kõik kirjeldatakse tegevusi, nagu väga aktiivset tegevust ja Eesti naine on nagu ääretult tegus ja toimekas ja mulle tundub, et sageli üle töötanud ja ei taha enam kuulda mitte ühestki muust ülesandest või kohustusest. Võib-olla see ongi see, mis on põhjustanud selle reaktsiooni ka näiteks selliste piiblitekstide suhtes. Ma pean nagu veel rohkem jaksama, aga ma usun, et see, mis nagu sa Einike ka ütlesid, et see kõik saab alguse siin sellest lõpust, et sellest jumala kartlikkusest, sellest südame hoiakust, et me peaks võib-olla endale ära defineerima selle, et mis tähendab olla jumala kartlik naine, millal ma olen jumalale siis meelepärane või et kas ma pean tegema teatud hulga asju või ma võin lihtsalt oma südames olla jumalale juba nagu meelepärane ja sellest tulevad. No sa ütlesid just, et kui mul on kõik asjad paigas, siis mul ongi jõudu ja jaksu. Ma tõin selle vaimuliku mõtte siia sisse, et väga paljud võitlevad sellise süütundega ja mis tuleb ju sageli, mis seal salata vahetevahel ka eelmistelt põlvkondadel. Meie esivanemad on ka kasvanud sellise nagu kasvatusega. Et üks tubli naine on tagasihoidlik, töökas, eks ole, sünnitab nii palju lapsi ja jaksab teha seda ja teist ja kolmandat. Ja pole meest vahel vajagi. Ja ei olegi, jah, et naine peab ülal ja mehe ja 7 last või kuidas see meie klassikafilmis oli. Et see Eesti naise selline nagu võib-olla tundlikkus selliste tekstide suhtes võib-olla tekitab selle, et tahaks kuidagi tuua sealt ära selle pinge, soorituspinge, et ma pean suutma kuidagi olla nii veel mingi ideaali poole püüelda, vaid et las minu ideaal olla see, et Jumal, ma tahan olla sulle meelepärane, sind rõõmustada ja sina oled tegelikult ju mulle kõik andnud, mulle tuleb meelde praegu Peetrus, kes on öelnud, et Jumal on andnud meile Kristuses kõik, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. See sõna on seal küll vagaduseks, mis on ka taas üks selline sõna, mida tahaks võib-olla käsitleda eraldi, sest sellel on ka oma varjund, eks ole. Tegelikult see on mõeldud just nimelt teise tõlkena on ta Jumala kartlikkus. Kõik on meile antud Kristuses, mida me eales vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ma olen isiklikult enda elus, kui mul on olnud vahel tunne, et mul jooksevad kõik asjad kokku. Ma lihtsalt ei jagu sellest 12 tunnist, ei ole energiat, ei ole aega, et kõiki asju ära teha. Ja vahel tekib see help me või natuke see mingi temperatuur tahab sees hakata keema. Ja siis ma pean minema tagasi sinna, et tegelikult ma pean nagu õppima
olema nagu Jumalaga selles mõttes sünkroonis, et õppima omandama igal päeval Jumala käest kogu vajaliku jõu, kindluse enda kohta, just nimelt selle, et ma olen aktsepteeritud, ma olen heaks kiidetud. Issand on minuga, ta annab mulle kogu tarkuse, kogu jõu, õnnistab mind minu asjades, ma olen nagu temaga ühes paadis. Ja kuidagi selle läbi on hästi palju võimalik igapäevast stressi ja tööpinget hoida, ütleme eemal, et see ei kasva sul nagu üle pea. Et mind on vähemalt isiklikult sellised kirjakohad väga aidanud, kui nagu on väga kiired Mina võin sulle lihtsalt lisaks ütelda, et minul on selline abikaasa, kes on mulle algusest peale, abiellumise algusest saadik öelnud, et oluline ju ei ole need säravad põrandad ja see kell 6 õhtusöök, vaid õigsus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja ma tean, et eriti meie abielu alguses, kui meil tulid külalised ja me elasime veel väljapool, mis tähendab külalised tulid 2 nädalaks miinimum. Mul oli nagu pool paanika peal, sest et ma mõtlesin, kogu kodu peab olema täiuslik ja lapsed peaksid käituma täiuslikult ja ma ise peaksin olema alati valmis ja jõudma veel kena ja lahke olema selle juures. Ja mu mees ütles, et keegi ei tule seda vaatama, vaid neid kõiki huvitab see, et sul oleks rõõm, rahu ja õigsus pühas vaimus. Ja ma olen nagu hakanud ennast selle salmiga kontrollima, et see on Jumala vaimu vili, ei ole puhtad põrandad ja täiuslik naine, vaid tema täiuslik naine on just nimelt, ma tõesti usun ka, see, kes pühast vaimust lähtuvalt armastab kogu südamest ja täidab oma osa ja oma võib-olla liigub võitmisele. Mis sina, Einike, lisaks? Selline Diana ütlesid enne, et ilmselt on ta suures stressis ka, kui ta kõike seda teeb. Aga see tekst ütleb, et ta vaatab tuleviku rõõmuga. Ja see võib-olla räägib ka sellest, et ta on osanud balansseerida oma elus selle taastumise ka. Ja me tänapäeval räägime sellest ja pühakiri õpetab seda väga oluliselt, et me vajame hingamise aegasid ka, et see ei ole, see jätab natuke selline 24/7 mulje, aga tegelikult see rõõmus hoiak tähendab, et ta suudab ennast hästi juhtida. Ja siin see enesejuhtimise asi minu meelest ka väga huvitav, mis on tänapäeval ju ka väga oluline väärtus. Aga mis puudutab puhtaid põrandaid ja ma arvan, et see on väga paljud nendest asjadest, kuidas me täna kas või seda teksti kuuleme või loeme, on määratud ka sellest, kuidas me ise oleme kasvanud või millisest kodust me oleme tulnud. Et mina tulen suurest perest, kus oli alati mingisugune kaos, aga kus oli inimestel uksed lahti. Ja mul on olnud elus nagu väga kerge. Nüüd ka oma meeskond oli eile külas, tegime päev läbi meie kodus tööd, aga meil oli just toru lõhkemise jälgne remont lõppenud. Mõtlesin, et kuni te ennast siin veel ära ei määri siin kodus, et tulge ja olge ja teeme tööd, eks. Aga et ma olen kasvanud sellega, et keegi nagunii ei suutnud kunagi niisuguseid piinlikke põrandaid hoida seal 6 lapsega, eks. Aga see, et uksed olid lahti, oli väärtus. Et ma arvan, et võib-olla siin tasub endalt ka järgi küsida, et mis on need asjad, mis on tõeliselt olulised. See sama rahu ja rõõm, mis ei tähenda, et mul vahel ei juhtu, et ma paanikat ei korralda, kui mehed ma olen 3 pojaga, eks ole, 3 poega üles kasvatanud, et vahel võib olla küll nii, et võtad sõna küll. Aga et see, mis on tõeliselt oluline, äkki tuleb ka Jumala kartusest. Aga siin on veel terve hulk, kuulge, toredaid asju, millest räägitakse. Me oleme juba nimetanud ettevõtlikkust, oleme nimetanud töökust, aga väga huvitav on jällegi, tulen tagasi selleni, et ta on ületöötanud või ära väsinud, et tegelikult see tekst näitab, et ta on hea delegeerija. Ta ei tee ise kõiki asju ja vastupidi, et kui ta läheb sinna kaugele leiba tooma, siis tegelikult majapidamine on kontrolli all. Ja tal ei olnud mingi tark kodu, kus ta, eks ole, vaatab, kuidas asjad on, vaid tal oli hästi välja töötatud süsteem. Ja teenijad. Ja teenijad, just. Ja tal olid teenijad, tal olid või sulased või kuidas see, ilmselt mõlemad sellel ajal. Et võib-olla siin on ka üks asi, mida me peame elus õppima. Ei pea kõike ise tegema. Ja ma julgeks tänapäeval öelda, ei ole patt, kui on väga palju professionaalset tööd, kasutada kodus koristajat näiteks, annad kellegile tööd, ei pea kõike ise tegema. Ja samal ajal on näha ka, et ta oskab nii hästi majandada, et ta suudab need teenijad selle ära toita ja tal jagub viletsale ja vaesele ka veel. Et muidugi see on peaaegu finantsgeeniuse lugu siin, eks ole, aga
siin on teatud tarkust, mis siin ridade vahel on, millest meil ka tänapäeval on õppida. Et ei tohi minna hulluks töö tegemisega, tuleb hinge tõmmata, et elurõõm säiliks ja tuleb anda teistele ka võimalust teha, ei pea kõike ise tegema. Huvitav, kas siin on ka see, need printsiibid, mis üldse meie mõistuse vastu inimlikult käivad, on ju see, et ta ütleb, et ta sirutab mõlemad käed vaese poole. Ja piibel räägib sellest, et see, kes annab vaesele, laenab otse kui Jehoovale, sest see tuleb ju talle tagasi. Või see, et kui ta kui ta ennast nii-öelda perele välja annab, et siis ta saab ka laadimist ju tagasi. Võib-olla see natuke seesama printsiip, et tema teod kiidavad teda. Need õnnistavad teda, need toovad talle rõõmu. Ma tean enda käest seda, kui hästi mõned asjad jooksevad kokku ja ma arvan, et see on issanda armus. Mitte, et üks töö sai tehtud, vaid see on see üldine atmosfäär, mis tekib, kui sa teenid kogu südamest. Ja see hakkab sinu hinge nagu toitma. Et õnnistus ei tule tegude kaudu, aga kui sa kuuletud Jumalale ja teed tema hingamises neid asju, mis tema sulle südamele paneb, siis sa oled õnnistatud. Et see on nüüd üks asi, mis tegelikult piibel korduvalt ütleb, kui sa otsid oma elu, sa kaotad selle, aga kui sa otsid issanda elu, siis tema annab sulle sinu elu ka, et seal on hingamine sees. Isegi sabati mõte juutidel on ju Vanas testamendis on eriti ja ikkagi siiamaani mõned peavad. 7. päev on püha päev, püha selles mõttes, et eraldatud ja põhimõte, mille nad sisse toovad, on see, et ma teaksin kogu oma ihu, meele ja olemusega, et Jumal valitseb ka siis, kui mina mitte midagi ei tee. Et kõik minu rikkus, kõik minu edu, kõik minu ärid ja käekäik ei sõltu sellest, kas ma töötan 7 päeva nädalas, vaid et ma panen ühe päeva sinna, kuhu see päriselt kuulub. See on see esmavili nende silmis esimene päev. Et siis see on nagu õnnistuse või issanda kiitmise koht. Võib-olla me peame tõesti õppima aeg-ajalt hoopiski hingama rohkem. Ja tuleb öelda, et kirikutöö võib vahel ka meid ajada hulluks. Et seda on ka nii palju, et me enam ei hinga. Ja seal kehtib see printsiip samamoodi. Ja. Kuidas sina, Heinike, suudad kogu selle elu keskel, et sa oled koguduses hästi aktiivne, sa oled meie liidus, Baptisti liidus väga aktiivne ja oled väga ka olulise koha peal, pluss siis veel sinu igapäevatöö ja võib-olla on veel neid projekte. Kuidas sina oled leidnud selle tasakaalu ka nagu, et leida seda hingamist? Eks ma ikka veel otsin seda. Et ikka on mõned nädalad, mis lähevad natuke liiga tihedaks. Ja mida ma siis teen on, et kui on tunne, et saab palju, siis ma lihtsalt jätan mingid asjad ära. Ja tuleb ka öelda, et ega ma samasuguse jõuga ei suuda igal pool panustada, et kui nüüd näiteks seminari koormus kasvab suuremaks, meil on üks suurem aruanne vaja kirjutada, siis ma pean kogudsest mingid asjad tagasi tõmbama, sellepärast, et need asjad, mis ma olen lubanud, teen ära, aga ma tean, et minu põhivastutus on ühes kohas ja siis on muud asjad. Aga meil on muidugi lapsed suured, see on suur asi. Et meil ei ole enam sellist igapäevast kodust asja. Kodus meil on ka kombeks, et see, kes kodus on, see teeb ja võtab vastutust, et meil ei ole võib-olla sellist liiga klassikalist rollijaotust, et üks teeb alati ühte ja teine alati teist. Aga minu jaoks on olnud ikkagi see, et ükskõik mida me teeme. Ma arvan, et me peame kuskil leidma selle rahu ja tasakaalu sellega, et me oleme Jumala kutsumuses ja me oleme selles nagu kindla teadmisega, et mida ilmselt naised ka tänapäeval kogevad ja kogevad ilmselt ka mehed, on, et kui nad kannavad vastutust, kui nad võtavad ka vastutust teiste inimeste eest, mis siin tekstis on ka toodud, kas siis majanduslikku toetamist või vaimulikku toetamist või hingehoidlikku toetamist, siis selle juurde käib ka mõistmatus, selle juurde käib ka teatud selline paremal juhul õla kehitamine, halvemal juhul vastasseis. Sellest see tekst ei räägi. Selles mõttes on see idealistlik tekst ka veel. Et ma arvan, et sellel naisel oli terve hulk vaenlasi, kes teda ei talunud, sellepärast, et ta oli nii tubli. Edukas. Ja see ei ole ainult naiste teema. Ma arvan, et me elame praegu ka ühiskonnas, kus põhimõtteliselt on juba kahtlane, kui keegi on nagu natuke keskmisest tublim. Ei tea, kuidas ta seda teeb. Ja see on selle hind. Aga see naine siin vähemalt, kellest räägitakse, ei morjenda ennast sellega liiga või ta on see, kes ta on, ta teeb seda, mida ta jõuab, ta teeb seda, milleks ta on kutsutud ja teeb seda hästi. Üks mõte, mis mulle tuleb ja just mõteldes ka nüüd juudi taustale on see, et
minu teada on nendel ka naistel omavaheline kokkuhoidmine on tegelikult päris tugev. Et kui keegi on kas liider või vaimulikult teravam kui teised, siis tegelikult nad õpetavad üksteist, toetavad teineteist, küsivad, kuidas sul täna läheb. Et võib-olla ka eestlaslik või põhjamaine selline mina elan oma elu ja sina ela oma elu, et kui me kokku saame, naeratame ilusti ja ütleme, et meil on kõik hästi, aga ütleme üldse idamaa kultuurides, aga ka juutidel eriti on, sina oled minu õde ja kui sul on halvasti, siis ma olen nagu sinu eest alati väljas. Et see võrgustiku tunne on naistele erakordselt oluline. Tegelikult naised on palju rohkem seotud ja vajavad seda sidusust teineteisega. Et võib-olla tal oli vaenlasi, aga võib-olla oli ka paar-kolm väga head sõbrannad, kellega sai ennast hinge värskendada ja issandast tugevdada. Ma mõtlen nende naiste peale, kes koguduses käivad, et kui palju praegu on nagu see võimalus, et me saame just nimelt üksteist selliselt toetada nende kohtade peal. Kas me näeme seda? Kas me näeme seda, mida sa ütlesid, et üksteist aidatakse ja reaalselt nagu kohe toetatakse igapäevaelus? Ma ütlen, et üks asi, mis on Vaarao, mida tema tegi Vanas Testamendis, me teame, oli see, et kui aega jäi tema meelest liiga palju Iisraeli lastel oma Jumala peale mõelda, siis ta ütles, ma panen tööd juurde. Ja ma olen alati mõelnud, et meie tegelikult tänapäeva õhuvalla vürsti all näeme sarnast asja. Et perekondadele ja kristlikele perekondadele tuleb järjest rohkem asju, et ma arvan, me peame hakkama tõsiselt valima, kui oluline see on, et me teineteisele silma vaatame ja kokku saame. Sest teatud määral ma saan seda ka öelda, et ma olen näinud, et pakutakse naistele võimalusi, aga väga paljudel on lihtsalt liiga kiire. Et need valikud muutuvad järjest nagu teravamaks, et kas see on oluline sulle. Et me saame karjääri järgi joosta, kuni meil on tõesti vaja arsti juurde minna ja hakata ekstra vitamiine võtma. Või siis on meil see, et me leiame selle naturaalse viisi, et me teineteist issandas julgustame. Minu viimasesse aastasse mahub selline väga teadlik 4 naisjuhi DNA grupp, kellega me kohtume ja meil on sarnased lood, meil on sarnased vastutused ja me saame mingi regulaarsusega kokku ja teine koht, kus meil on kodugrupp, kus me koguneme, saime viimati eelmine pühapööki kokku, mis on äärmiselt oluline ja mis on segagrupp, ei ole naiste grupp ja minu jaoks on ka oluline, tegelikult öeldakse, et naiste jaoks on ka meeste toetus väga oluline, mis tuleb ka siit tegelikult selle teksti lõpust välja. Aga et neid, see oli palju kollektivistlikum ühiskond kui meil tänapäeval, aga mina arvan, et kui üldse kuskil siis koguduses on neid toetusvõrgustikke isegi nagu rohkem ja me teadlikult ütleme, et neid on vaja ja neid tuleks luua. Et ma arvan, et tegelikult võib-olla ma olen ise õnneliku koha peal, aga mul on tunne, et me ei ole nii üksi, kui me ise just ennast ei eralda. Minul on praktiline küsimus, miks õpetussõnad ütlevad, et ta tõeb oma toidu kaugelt? Ma olen alati mõelnud selle peale. Aga ma võib-olla jagan ka, et meie peres oli suur tervise nagu selline krah ühel perekonnaliikmel. Ja kui ma seni arvasin, et ükskõik sööme kiiresti ja ruttu ja oma selliseid mõnusaid toidukesi nagu ikka, siis korraga ma sain aru, et toit on ka väga-väga oluline, et see, mida sa ise sööd, mida su lapsed söövad, on oluline. Et ma ei tea, miks ta seda kaugelt peab tooma, aga mingil põhjusel on seda öeldud, et ta näeb vaeva. Tal on võib-olla lihtne kuskil tähedalt, aga ta läheb ja ta otsib midagi, mis on hea välja. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt heidan sellega siia sisse. Väga põnev. Kas Einike, sul on mingisuguseid vaimulikke printsiipe veel, mida sa siit leiad, et me läksime nüüd juba täitsa väga praktiliseks, aga tõenäoliselt siin on ka veel midagi sellist, mis on sügavam. Võib-olla kui me hakkame kokku nagu võtma seda lugu, siis ikkagi see Jumalast antud juhis, mida me usume, et pühakiri on täis neid juhiseid, Jumalast antud juhis teatud nagu väärtustest, mida otsida ja järgida. Isegi kui seda paketti ei ole võib-olla reaalselt olemas, aga et me ei alavääristaks sellist head tegevust,
ei alavääristaks kodu eest hoidmist, ei alavääristaks juhi võimekust, ettevõtlikkust, head majanduslikku toimetulekuvõimet, head aja planeerimist, mis siit väga selgelt välja tuleb. Aga et me saaksime aru, et need on nagu osa sellest jumala kartusest. Ja osa sellest, mille kohta õpetussõnad ütlevad, et on olemas targa naise kujund. Ja ma arvan, et see ei kehti lõpuks mitte ainult naistele, vaid need väärtushinnangud, mis sellest tekstist esile tulevad, kehtivad kõigile, kes tahavad panustada, kui me üldistame neid, eks ole, kes tahavad panustada kogu südamest sellesse, et nende pere ja nende ühiskond edeneks ja tahavad teha seda jumalakartlikul viisil. Et need on head juhtnöörid ja mina ütleks küll, et ei pea keegi ennast kehvasti tundma sellepärast, et ideaal peab ikka natuke suurem olema kui me ise. See ei tähenda seda, et kui sa ei oma kõiki neid väärtusi ja kogemusi ja oskusi, et sa oled just nagu läbi kukkunud naine, vaid et pigem on, kuidas see Toots ütles, et kui ma kogu võrrandit ei jõua teha, siis ma teen pool võrrandit või kas seda võiks kuidagi selliselt siis nagu võtta, et kuidas sa ütleksid ühele ületöötanud Eesti naisele, kuidas ta seda teksti peaks sellisel juhul enda ellu nagu suhestama? Mina tahaks täna öelda seda, et tegelikult paljude asjade taga on alaväärsus, enese kehvemaks pidamine, see, et ennast ka Jumala ees ei usaldata armastatuna, et lõpetage enese haletsemine ära. Ja kasutage seda jõudu, mis sellest tuleb. Jumala teenimisele, inimeste teenimisele ja tegelikult ei tohi minna kaasa sellega, see on kurja nõu meie elus. Ja kui me siis nagu usume, et Jumal armastab meid ja oleme armastavates suhetes, siis tegelikult ja võitleme selle vastu, kui kuri meile ütleb, et vaata, kes sa oled ja mis sa teed, siis me tegelikult leiame jõu. Ja leiame selle armastuse, mis läheb kaduma siis, kui me ennast halvustame. Enda halvustamine, kui ei ole selgelt meeleparanduse teemat, mis tuleb korda ajada, on tegelikult saatana töö ja me peame sellele vastu seisma. Naistena võib-olla rohkem veel kui meestena. Just. Väga hea, aitäh Heinike, et sa selle välja tõid, sest tõepoolest see on teema, millega meil tuleb väga tõsiselt tegeleda ja selles mõttes suurepärane lõpumõte. Aitäh, et sa tulid siia saatesse ja minu arust oli üks väga hea aeg siin õpetussõnade 31 valgel mõtiskleda enda ja meie naise rolli üle. Aitäh Külvi ka sulle ja televaatajatele, mis muud kui, et lugege Jumala sõna, ikka jälle lugege, sest sellest tuleb jõud, sellest tuleb elu, sellest tuleb rõõm. See ongi meile eluks. Seniks, kuni järgmises saates kohtume, tahaks teile soovida palju Jumala õnnistusi. Armas televaataja, loodan, et sul on olnud hea ja kasulik aeg meie seltsis. Toetades TV7 tööd, osaled ka ise hea seemne külvamises, mis võib olla õnnistuseks paljudele. Ole julge külvama, et ka lõikus võiks olla rikkalik. Aitäh sinu panuse eest.